Tšau, mina Piret siin ja tänases videos ma saan lõpuks mängida oma mini controversy paletiga, mis on siis Shane Dawsoni ja Jeffree Stari tehtud palett. Ma arvan, et te kõik olete seda videode sarja näinud, mida nad tegid sellest, kuidas nad neid meigitooteid siis tegid. Ja praeguseks on nagu näha mul juba meik näos. Aga kohe-kohe kerime lindi tagasi ja algame algusest. Tšau, kuidas teil läheb? Minul läheb hästi ja täna veel eriti hästi, kuna ma sain kätte lõpuks oma Jeffree Stari ja Shane Dawsoni meigipaleti, mida ma olen päris tükk aega oodanud. Nii nagu paljud teisedki jälgisin mina Jeffree Stari ja Shane Dawsoni videode sarja YouTube'ist, kus nad siis üksipulgi dokumenteerisid seda, kuidas meigitoodete tegemine käib ja millised on telgitagused ja nii edasi. Ja ma ei hakka sellest pikalt rääkima, sest et ma arvan, et te olete kõik sellega juba kursis ka, mis seal toimus, milline oli see esimene asjade müügile jõudmise päev. Nagu paljud teised, siis istusin ka mina internetis ja üritasin midagi tellida. Kui neid meigipalette näidati, siis ma teadsin kohe, et mina tahaks seda väikest paletti, kus on pigem sellised sinised toonid. Ma tean, et paljud ei oska siniste toonidega midagi peale hakata ja minu jaoks on see ka selles mõttes igapäevameigis midagi uut, aga kuna mulle endale meeldivad külmad toonid, siis mina ootasin just seda minipaletti väga ja tänu sellele, et kõik asjad kohe müüki ei läinud, sest et nii paljud inimesed korraga üritasid neid asju osta. Kuna see väike palett pandi päeva jooksul siis hiljem müüki ja suurem sagin oli veidike möödas, siis mul õnnestus see palett osta ja nüüd lõpuks see jõudis mulle kohale. See palett tuli kuskil kuu aega vist Eestisse ja Ameerikast tellidest tulevad veel tollimaksud Eestis peale, nii et teadke, kui te tellite näiteks asja väärtuses $28, ma ei tea, kas siin on saatmiskulud ka sees. Igatahes selle eseme väärtus on $28 ja mina maksin kuskil 7 euro ringis makse pärast peale. Aga okei, see selleks, et ma üritan teha mingi meigi looki ja ma ei hakka swatchima, sest et ma arvan, et te neid swatchimisvideosid olete juba nii palju selleks ajaks näinud. Nii, ma teen karbi lahti, siin on selline ilus roosa paber. Kuna mul on siin vähe asju, siis on seda paberit rohkesti. Nii, siin on see mini controversy karp, siin on kaasas selline postkaart, põnev hetk. Siin on selline faktuurne telekusahina imitatsioon. Nii. Selline väike palett. Issand jumal, ma ehmatasin ära, mõtlesin, mis valgus see liikus. Aga saad aru, see on nii hele, et seina peal nagu tekivad mingid sillerdused. Nii, ja seest on ta siis selline huvitav peegli peal. Peegli peal ei olegi kilet. Esimene asi, mis mulle silma jääb, on see, et kui suured need värvianumad on. Näiteks see Kylie palett, mida te olete ennem ka näinud, mis mul on, mis on täiesti ära kasutatud. Selle need ruudud on nagu nii väiksed võrreldes sellega. Ma üritan teha mingit meigi looki, mis ei ole siuke väga tüüpiline ja ma päris kõiki nendest värvidest kindlasti ei kasuta. Ma panin tänase päeva puhul selliste siniste külmade toonide puhul endale sellised potsid pähe ja ka kontaktpläätsed. Ma ei tea, kas te näete,
ma tahtsin siniseid kontaktläätsesid, ma tellisin eBayst ja need pole siiamaani kohale jõudnud. ma tean, et jõulude paiku ei ole midagi mõtet niikuinii tellida ka, siis lähevad kõik asjad kaduma ja jäävad toppama. Aga ma leidsin siit samast sügavalt realiseerimiskeskusest, vist oli mingi uus siuke pood meil siin on, sellised rohelised kontaktläätsed. Ja nendega isegi näeb päris normaalselt, ega nad ei kipita silmas. Aga okei, mul on siin väike peegel, kui te näete, et ma siia alla vahin, siis ma vaatan peeglisse. Ja ma ei tea, üritame siis mingit lukki teha. Oh my god. Ma ei tea, ma elasin nagu nii sellele sarjale kaasa, et mul on nagu täiesti veider tunne seda karpi nagu enda käes hoida, sest et ma ei tea, see on nii surreaalne. Nende kontaktläätsede karp muidu nägi selline välja. Nii, oh my god, siin on nii palju ilusaid toone, ma ei teagi, mida kasutada. Diet Fruit Bear on üks asi, mida ma hakkan igapäevaselt nagu kasutama. See Cry on my couch näeb ka selline välja. Ma ei tea, ma võtan siit seda. Ma ei taha, et need pildid sassi lähevad. Päris tugeva pigmendiga. Nii, siis ma võtan seda. The Simulation. See on ilus sädelev toon. Ja nüüd ma proovin seda sädelevat tooni My Boyfriend's Purse. Ja ma proovin seda sõrmega panna. See on päris huvitav toon, midagi hõbedase ja kuldse vahepealset. Mõtlesin, et ma teen ennem kulmud ära, kui ma edasi nende värvidega hulluks lähen. Ja ma mõtlesin, et ma prooviks teha oma kulmud lillaks. Ja selle lilla tooni nimi on Controversy. Kirjutage alla kommentaaridesse, kas teile meeldivad need conspiracy theory videod ehk siis konspiratsiooniteooriate videod ja kas te olete Shane'i neid videosid vaadanud või teate kedagi veel soovitada, kes teevad häid videosid sel teemal. Värvid jäävad päris tugevalt peale. Eriti hea on see sellepärast, et ma saangi näiteks kulme nagu värvida nende toonidega, et see pigment on päris tugev. Ja siis ma kasutan seda helelilla tooni nimega Exposed. Ja siis ma kasutan Flat Earthy. See sinine ja lilla segunevad nii ilusaks tooniks kokku. Vahepeal kasutasin ühte Eideni sinist silmapliiatsit ette joonistamiseks. Nii, ma üritan vahepeal lainerit kasutada. Mul oleks nüüd vaja mingit heledat tooni ja kuna mul ei ole roosat ega valget lainerit, siis ma kasutan ühte Eideni roosat huulepulka. Ma ei tea, sorry, aga need jooned on vist veits imelikud, ma võtan need maha.
jätaks niimoodi poole peale. Ma veits kontuurin ka. Ja ma arvan, et ma kasutan highlighterina seda sama sädelevat tooni My Boyfriend's Purse. Huulte peal ma kasutan ühte roosat Polly huulepliiatsit ja siis seda heledat Aideni huulevulka. Ja viimase asjana ma panen endale ühed sellised kunstripsmed. Ei taha silmanurgast eriti hästi kinni jääda. Koos nende kontaktläätsede ja ripsmetega on päris raske näha ja silmi liigutada, aga ei ole hullu. Ilu nõuab ohvreid. Ja selline näebki välja minu esimene tutvus Mini Controversy paletiga. Need värvid jäävad päris hästi peale, on päris tugeva pigmendiga. Ja ma ei tea, mul on lihtsalt selline tunne, nagu ma oleks saanud ka osaleda selles pikas ja põnevas projektis, mida Shane ja Jeffrey koos tegid. Ja mul on ka hea meel, et mul õnnestus see palett saada, sest ma tean, et paljud jäid sellest ilma, kes seda tahtsid. Aga jah, selline näeb välja minu sinine look Controversy paletiga. Ma loodan, et see video meeldis teile. Kui meeldis, siis palun likeige ja palun kommenteerige, kas te vaatasite neid sarju, kas keegi teist sai ka mõne tema meigitoote, mõne paleti või huulepulga või läike, mis seal olid, või hoopis põrsakujulise peegli. Ja kui te ei ole veel minu kanalit tellinud, siis oleks õige aeg subscribe ida. Ja kohtume juba teiega järgmisel nädalal uues videos. Tšau!